antud legendi järgi jõudsid siis kohale päästjad 2 komandost 2 autoga ja samamoodi ka kiirabi 2 ekipaaži. Nii. Praegu te juba näete, kus päästjad on läinud autodesse sisse, sellepärast et inimesed, kes on autos kannatanud, kes on autos, vajavad kohest kiiret tähelepanu ja abi. Nii päästjad kui kiirabi pingutavad selle nimel, et teha kindlaks, mis toimub. Autole, kus on sees juht kinni, ehk siis see tumedam auto, sinna on pandud rooli peale ka spetsiaalne turvapatt ja takistav kate. Kuna auto ei ole avariid tehes turvapatja lahti löönud, siis on oht, et see turvapadi võib siiski päästetööde käigus lahti lüüa. Sellepärast on meil autodel olemas vastav varustus, me tõmbame rooli selle kattega kinni, et kui tööde käigus kogemata padi lahti lööb, siis ei ole see päästele ohtlik. Koheselt tegutsetakse ka kannatanutega, pannakse peale kaelalahas, kannatanule pannakse peale tekk ja kuna mõlemad kannatanud on autodes kinni, siis ei ole muud varianti, kui tuleb autod lahti lõigata. Tuleb autod lahti lõigata sellepärast, et kannatanud tuleb autost kätte saada. Neid ei tõmmata kunagi robustselt autost välja, vaid auto lõigatakse ikka ümber kannatanu ära. Mitte ei tõmmata kannatanud vägisi välja. Selleks kasutavad päästjad alati ainult meie käsutuses olevaid tööriistu. Enne kui hakata lõikama, tuleb purustada akendel klaasid, et need töö käigus ei puruneks ja kannatanule veel sellega lisavigastusi tekitaks. Loomulikult enne klaasi lõhkumist pandi tekk ette, et kannatanu sellega pihta ei saa. Tööriistad, mida me kasutame, on hüdraulilised, on leviti, on lõikur. Ühega saab lõigata plekki läbi, teisega levitada ehk lükata laiali vastavalt seda, kuidas hetkel on vaja. Nende tööjõud nii lahti surumisel kui kokku surumisel on ligi 20 tonni. Üks päästja on alati autos kannatanu juures ehk kannatanuga tuleb kogu selle päästeoperatsiooni käigus tegutseda jooksvalt ja kogu aeg ning pidevalt. Kannatanuga tuleb suhelda, temaga tuleb rääkida, talle tuleb seletada, mis toimub. Samas muidugi jälgides tema seisukorda, olukorda, vigastusi, et ei läheks asjad hullemaks. Ja kui lähevad hullemaks, tuleb juba sellest alarmeerida meedikuid. Hetkel tumedas autos näete, on auto ligi, sest käib lõikamine ainult päästjad. Meditsiinitöötajad on eemal ja nemad ootavad, millal saadakse kannatanu autost kätte. Ehk kui päästjad saavad kannatanu autost kätte, annavad nad kannatanu meedikutele üle, kes siis omakorda tegutsevad juba esmaabi andmisega kannatanu suhtes edasi. Nagu ma veel kord ütlesin, antud hetkel on see päästjate jaoks üks lihtsamaid lõikamisi, sellepärast et siin on auto suhteliselt normaalses olukorras. Kui aga on tegemist juba päriselt avarii üle elanud autoga, siis me mitte kunagi ei tea, kuidas selline auto käitub. Kuhu poole ta annab järgi, kuhu poole ta põrutab, et autod on deformeerunud, nad on hoopis teistsugused pinged sees kui praegu. Siiski on olemas alati mingid kindlad töövõtted, mis järjekorras ja kuidas me oma tööd teeme. Näiteks te näete, autode all on sellised kingad. Need on siis auto stabiliseerimiseks, mis on oluline selleks, et auto meil ei kõiguks ega ei väriseks sellel ajal, kui me autoga tööd teeme. Ja nagu alati päästetööde käigus on kohal meedikud, reporterid ja teised, kes üritavad saada võrdlemisi häid pilte, eks me peame ka nendega läbi saama. Aga päästjad on lubanud autodesse juba meedikud ligi, see tähendab vist seda, et suurem oht on möödas või vajas kannatanu kohest meediku poolset tähelepanu.
olukordi on mitmeid, iga kord, iga sündmus on erinev. Antud hetkel on ta siis selline. Nägite, tumedal autol on juba eemaldatud üks uks. Kusjuures ka uste eemaldamisel on tööjärjekord enam-vähem paigas. Nagu ma ütlesin, kõigepealt tuleb purustada klaasid, et nad ei puruneks ise või siis kerida